tšau. Niimoodi on küll alati tore koju tulla, jah. Mõnus hommik ikka. No tere hommikust. Me käisime juba siin hommikusel jalutuskäigul. Hei. Ja kui tavaliselt linnas olles on nii, et sa otsid hommikul peale ärkamist põhjuseid, miks mitte voodist välja tulla värgata, siis ma olen juba kella 6 üleval ja käisin siin natukene jalutamas, matkamas mägede vahel. Pime oli veel, ma kaamerat kaasa ei võtnud, aga tead, mõned hetked tuleb endale kätte, et lahe on selline mõnus meditatsiooni moment hommikul kohe. Isegi Frank on vara üleval. Komissar. Tere hommikust, Mike. Tere hommikust, Gert. Cheers. Siim, kui ta on? Väga lahe, vaata, kui hommikul ärkad üles avastad, et sul on täna essee vaja kirjutada ülikooli. Mis teema on? Kuidas uudised on raamitud? No jah, siis edu sulle. Sellel mehel ei ole kõik korras just. Ralf! Sul on okei ikka. Sa ei tule välja? Tegelikult ka või? Jah. Kindel, et juba valmis? Ja vaata seda nägu lihtsalt. Vaata, mu nägu ei ütle, kas ma saan tulla või mitte. Nii hulle. No okei, ma ei tea, ole appes, me oleme ujuma. Davai! Pühajärves elas kala, Eesti rahva maius palakaske. Poistel on tuju hea, kõik on valmis. Lähme vaatame, kas me leiame mingi koha, kus ujuda saaks. Siin lähedal pidi rannas olema kuskil mingi väga äge kivimoodustis ka, et selle peaks küles leidma. Need oleks siis meie 2 objektiivit täna, vaatab, kuidas läheb. Kahju, et Siim koju jääb, sellepärast tal on vaja mingi essee teha. Meie pakime siis kotid ja kargame autosse ja otsime need kohad üles. Eesti rahva maius palakaske. Ta on ilmselgelt ärritud. Ta ei tea, kus ujuda saab. In English? The sheep. Ui. Frank läks välja lambaid vaatama ja mõtlesime, et me jätame tomade sekka. Aga meil on põhimõtteliselt praegu mingi 50 kintsale autosõit ja kuna mul suurem osa akusi sees laeb, siis toimetame kokkuhoidlikult ja näemegi juba siis seal rannas, kui see meil õnnestub. Kohal olemegi. Siin põhimõtteliselt bassein on siis seal taga. Ja no mida kohta jälle, kuskil mägede ääres siin ookean vaatab vastu. Põhimõtteliselt siin oli siis pilet odav, siin on mingi äkki euris, mingi 3–5 euri oli pilet, nagu ma aru sain, võrreldes nende teiste laguunidega, kus piletid on mingi 35 euri ja võib-olla ülegi. Et see on mõistlik hinnaga ja basseinis pidi praegu olema sees külmevas 39 kraadi ja teises mingi 40 kraadi, nii et lähme vaatame selle asja üle. No kohvi on hea, siuke rekkamehe kohvi. Mis see pilet siin maksab? 1000 kohalikku, ehk siis mingi 8 euri või? No vähem veits jah, mingi artiklis oli 3.50, aga 6-7 ma ei ütleks, et see väga kallis on. No see on mõistlik hinnaga, arvestades seda, et laguun on parem kui mingi Blue Lagoon, kus pilet on mingi 30 tonni, 35 tonni. Palju kraadus see oli? Väikses basseinis on 37, suures on 44. Väga luks. Väga luks, mis asi? Morsa võiks saab vette. Kes see morsk on? Nägu valdaks. Sabemiga juhtul olen mäletanud, et see eile nagu meenutasid viikingid, need meenutavad nagu mingid poisikest. Halduskuningas käis üle või? Ei no natuke selles mõttes ajasime maha seda asja, et lõpuks hakkas juba nagu ebamugav endal. Mitte ebamugav, ütleme nii, et oli lihtsalt vaja natuke värskendust. Update'isid Tinderi profiilipildiga ära või? How are you? Very good. Very good. How much is the coffee? 250. Yes, I will grab it. Can I pay by card? It's alright because you don't have to throw away anything. You can wash these and it's recycled. Yeah. Siuksed kohad, vaata, ebareaalne. Jälle, meel, süda ja kõik puhkab lihtsalt. Siuksed pingid on siin. Pilet oli ikkagi siis 8 euri. Ma arvasin, et 3 netist kuskil pruues välja, aga no ikkagi palju parem arvesse seda, et siin mingid teised sellised soojavee basseinid, mis on nagu tasulised laguunid, maksavad palju rohkem. No kuskil seal maastikul annab leida kindlasti nagu tasuta place ka, aga lihtsalt kuna meil on suurem punt ja meil ei ole F-roadi kõlbulikku autot ja mu jalg on natukene tuksis omadega, siis me ei saa neid pikki matki päris ette võtta, ehk siis lepime seekord nende poolidega, aga noh, küll ühel päeval siia tagasi saab tulla. Let me through. No cameras inside. Okei. Valmis või? Valmis. Anna kohvi. Kahepaikne. See on minu kohv muidu. Ma tean. Okay. Jäta mulle ka sooja vett siis. Kui ta on? Pass. Väga super on. Mega tuline. Väga mõnus. Tore. Jah. Aga see teine oli? Teine oli 37 kraadi. Kus see on? See väike üldse. Ma mõtlesime kohe kangema variandina. Oid!
Päris tuli. Siin all see allikas ongi reis. Sealt tuleb nagu keevat vett sulle otse alla. Passu meeleolu. Aga jah, nüüd lähme koerasi püüdma. Bassein oli tõesti sügavinge ja see vanamees, kes seal sees oli, ei saanud teda taga kaadrisse, aga no pesuehtne siuke, kuidas ma ütlen. Redneck, jaa. Howdy folks, how you all doing? Frank vastutas tänaste droonikaadrite eest, nüüd suur aitäh Frankile. Nüüd vaatame, äkki saame Tammiste kätte, äkki see on oma essee kodus valmis saanud ja saame äkki tema ka punti võtta, mingi tunnine sõit on, aga siis vaatame, kas võtame täna veel midagi ette või kuidas selle ajaga ja tujuga ja energiaga meil on. Jää väitsel taga, 10 palli skaalal bassein. Kindlasti 10-10. Kindlasti 10-10. Ära mölista. Parim, kus kunagi käinud oled. Jaa. Pane sellele vennanuks. Pane sellele üks litter kinni. Vähe sellest, et üks vend siin, mina mõistagi kogu aeg kaagutan, see on normaalne. Teine vend saab taga kogu aeg. Joogivee pärast ka siin saarel kindlasti muretsema ei pea, sest kui sa kuskil pudelid saavad tühjaks, siis ära poest pudelivett küll mingi hinna eest ostad, see on paras skeem. Kui sa tee peal kuskil näed mingeid jõgesi või neid ojasi, siis põhimõtteliselt täida oma veepudelid seal ise ära ja good to go. Meile kõigile meeldib siin saarel autoga ringi sõita, eriti luks on sõita, kui sul on roolis Mati Sosula ehk DJ Element ja seal taga istub teine DJ Frank Hendrikson ehk siis FRNK, nii et hoidke nende tegemistel ka siin kindlasti silm peal, aga nii kauaks kuulame muusikat ja lähme vaatame, mis see Tammist seal kodus teeb. Said valmis või? Jaa. Oled valmis makkama või? Jaa. Meil on üks sihtkoht täna veel, me veel ei loobu, tulime sulle järgi. Thanks. Sest viikingid jätte vist. Ennem kangutame kiirelt eilse pasta ära. Taldriku täis kummi kõigile ja uhame edasi. Poisid otsivad siis Windbüdinit, kes teab, mis tähendab, see teab ja kes mitte, see mitte. Peale seda otsime üles selle ranna, kus peaks olema suur kivimoodustus, see mingi tunnine sõit. Et loodame, et valgust hoiab, praegu on taevas ja on siuke sketši, 50-60, ühel pool nii, teisel pool naa. Aga loodame, et peab. Energia on hea, nii et vast peab. Ise tahaks enne teel asumist ühe kohvilaksu ka sisse saada, siin silm hakkab vaikselt juba kinni vajuma. Dimitri! Lõpeta nali, Gert. Vaata ketšupit ja vaata. Unustan kogu aeg raha koju, aga õnneks mul on nii head sõbrad, et teavad mulle kogu aeg välja. Thanks, Gert. Ja pole probleemi. Gert on riigitöötaja ka. Jah, et saan ka osa oma makstud rahast tagasi. Raisk reisib siin meie raha eest. Niimoodi me siin siis elame. Red Bull ja Skür. No ja siis tuleb see üks mees. Ma Valentino Rossi siiski selles, kus ma pean enda liistude juurde jääma. Aga kuidas enda uue sponsoritega on? Seda.
Sellest räägime tuleme selle loo ajal. Aga Padavai mere äärde siis. Vaat seda. Hull, päris jõhkru ettevaatliks. nii Elvis, anna käsi, meil on see ilus pilt tegemata, see käepilt. Käepilt või? Titanicu pilt või? Ei, seda pead teise käe vist andma. Matkaga tuleb küll jube ettevaatlik olla, eriti kui üks jalg lihtsalt ei pea. Küll ma ka kohe kohale jõuan. Pole probleemi. Kohe netti või? Nutiaeg. Update. Vaik, kas ma võin Doritast võtta või? Mihkel lihtsalt ostis eile terve paki šokolaadiküpsiseid ja mulle ta pakkus ühe, ma sain ühe, aga hommikul suureks üllatuseks olid kõik küpsised läinud. Ta oli väga pahane. Panin endale kohvi valmis, mõtlesin, et mul on üleval küpsised soolas on ja lähen toon, hakkan nautima. Jaa, selle jääb. Suuri viga oli see, et võtsin selle Ralfi jooni kõrvale. Ühesõnaga, arvata on, kuhu see suurem osa kadus ja siis lähen vaatan tühi pakk on laua peal. Sel juhul jäävad see kapsas ikkagi sinu aeda, selles mõttes, et see Ralf tunneb lõhna, siis on see kuradi hävitatud ka. Ralf magab siin ja Mihkel jättis oma küpsised siia. No, ilmselgelt on jälle miskit. Räägi. Ralf, mis Mihkel küpsistes sai? No see lugu oli tegelikult niimoodi. Mihkel ostis, see on nagu Mata ülesanne. Mihkel ostis paki küpsiseid. Ühes pakis oli 8 küpsist. Ühe küpsise võttis Elvis, teise võttis Mattis, aina. Mina ja Frank ei võtnud, aina. Nii et kokkuvõttes Mihkel siis ainult 2 küpsist. Ei, ma raudpolti võtnud küpsist. 101%. Kuidas tänane pildimaterjal, Gert? Kohe vaatame üle. Oled ära armunud sellesse Fujisse juba või? Jaa. Puusad tööle, Ralf? Mul käib käsi ja puus käib sünkroonis. Terve reis poistel rääkib, millest vorstid tehtud on ja nüüd on terve reis vorstidega palju nalja saanud igatahes. Jõudsime kohe tagasi, matkad tänaseks tehtud. Tagasi tullesin autos, magama midagi saanud teha, väsimus tuli korralik peale. Ja selline sõit on selline mõnus meditatsioon ka, nii tuni tulebki peale. Aga tänaseks ongi pidu läbi. Homme on meil siit Airbnb'st jälle minek, otsime uue koha, suundume ida poole vaikselt siis ja vaikselt ka nagu Reykjaviki poole juba tagasi, sest meil on ainult 2 päeva siin meil jäänud. Näeme juba homme, teiega midagi meeles, ol kindlasti olge mõnusad, olge teineteise vastu head, hoidke jalgpedaalil ja lõbuarved kokku ei hoia. Jiihaa, Ralf! Tšau! Nii, õhtuseks on meil supp, aga kauss ei ole, nii et näita meile oma master garneering, palun, endine baarmen, see tippbaarmen, nii. Suppiseme siis veinipokaalist, nii, hoppa, poisid sööma. Mis seis on, Mihkel? Meil see kõige suurema hingega, kõige suurema energiakogusega mees, et sellel on ka nüüd vist lõpuks patarei tühjaks saanud. Praegu saime just siseinfot, et selle ukse taga võib haruldast asja näha. Kuidas läheb? Kerge power nap või?